Tere tulemast Tinkercadi, mina olen õpetaja Allan ja täna ma tahan rääkida sellest, kuidas luua omale õpetajakonto, kuidas luua õpilastest rühmasid, kuidas sinna rühmadesse õpilasi lisada ja kuidas õpilaste töid kokku koguda, neid hinnata, alla laadida ja nii edasi. Vaatame siis, kuidas õpetajakontot teha, sest kui sul seda veel ei ole, tuleb sul teha õpetajakonto. Ja läheme selleks siis sign up ja sul on vaja siis seda nuppu. Nõustume. Ja nüüd on sul valida siis 3 valiku vahel, et kas sa teed uue konto oma e-posti aadressiga, kasutad olemasolevat Google'i kontot või Apple'i kontot. Õpetajana soovitan sul teha siis konto koolikontoga või kooli meiliga. Et kui sul on kooli poolt meili aadress, tee sellega, kui sul on kooli poolt Google'i konto, võid vabalt seda kasutada. Mina vajutan praegu siia siis e-maili peale ja tuleb valida siis riik, sünniaeg ja next. Ja nüüd paned siia siis oma selle kooli meili aadressi, parooli, nõustud ja lood konto. Kui said nüüd konto loodud, siis on sul vaja selle õpetajakontoga sisse logida, et olen jälle Tinkercadi lehel ja vajutan siit login ja nüüd valime siit siis õpetaja ja minul on tehtud siis e-posti aadressiga konto. Nii olen nüüd õpetajakontoga sisse logitud ja siin ma näen oma siis töid, aga näen ka siis oma klasse. Ja nende klasside loomiseks siis on vaja vajutada siit Create New, panna klassi nimi või rühma nimi, näiteks 5. poisid, kohustuslik väli on veel vanus, vajutame siis klassid 3-5 näiteks. Ja teema ei ole kohustuslik, aga võime siit valida ikka. Safe mode tähendab siis, et kas õpilased saavad oma töid jagada avalikult internetis või mitte. Et kui see on peal, siis nad ei saa, kui on väljas, siis saavad. Õpetaja vaates midagi ei muuda, et õpetaja näeb õpilaste töid igal juhul. Ja ongi rühm loodud. Ja siin rühma all sa näed siis õpilasi, praegu ei ole siin ühtegi aktiviteid või ülesandeid. See on see koht, kuhu sa saad siis need õpilaste tööd kokku koguda. Ja kõik rühmad sul tulevad siia siis klassid alla. Siin on veel siis aktiivsed rühmad, arhiveeritud rühmad, kaasõpetajad või kus sa oled siis kaasõpetajana osaled teistes rühmades ja kuhu sa oled ise siis liitunud. Kui sul on nüüd rühmad tehtud, siis on vaja sinna õpilased lisada. Klõps on selle rühma peal ja siin siis on esimese asjana kohe õpilased ja siia oleks vaja need õpilased saada. Nüüd minu soovitus on see, et sa jagad, et õpilased teevad ise omale kontod ja sa jagad nendega seda koodi, klassikoodi ja nad saavad selle koodiga siis liituda. Võid jagada nendega ka linki. Ja siis need õpilaste nimed sulle siia tekivad. Teine võimalus on ise lisada siia siis neid õpilasi, kas siis käsitsi, mille peale siis Tinkercad genereerib koodi. Sa võid seda koodi muuta, asendada selle täiesti mingi parooli generaatoriga genereeritud parooliga. Võid ka seda mitte teha. Lisame õpilase, saab kohe järgmise lisada. Ja nii edasi. Näete, nüüd on siia 2 tükki tekkinud ja need on siit tüüpi nii-öelda siis kontod, mis kehtivad ainult selle rühma piires. Ja kui õpilane liitub, ühesõnaga kui see rühm ära kustutada või see õpilane läheb järgmisesse rühma järgmise kontoga nii-öelda, et siis ta neid asju enam ei näe. Et see on väga selline ajutine lahendus, et kui sul on mingi selline ühekordne koolitus või need õpilased, ma ei tea, on väga noored
et siis on võib-olla lihtsam teha neile niimoodi siia need kontod valmis, nad saavad siia liituda, midagi teha ja see, mis nad teevad, võib-olla neid enam tulevikus enam ei huvitagi, et siis on see täitsa okei lahendus. Terve rühma siis nimekiri on võimalik siia ka sisse panna, näiteks siia kleepimise valiku kaudu, et iga nimi eraldi real saad siia kleepida ja siis nad tekivad siia juurde. Praegust ei ole see nimi lingikujuline, et kui nad nüüd esimest korda sisse logivad, siis tekib siia link ja sa saad õpilase töid vaadata. Nüüd, kus meil on olemas rühmad, meil on olemas seal õpilased või nad on meil liitumas. Vaatame, kuidas me siis neid õpilaste töid saame kokku koguda. Et selleks on siin siis activity'te sakk ja teeme siia siis activity, mina tavaliselt panen siia siis järjekorras, et esimene activity näiteks on meil kursusel nime, silt ja create. Ja ongi kõik. Ta on rohkem nagu koht või sahtel, kuhu õpilased saavad oma töid panna, et see, mida nad tegema peavad päriselt ja ülesande kirjeldus, et selle sa võiksid panna ikkagi kuidagi kas päevikusse või mingil muul moel neile edastada. Et siin väga palju võimalusi ei ole seda ülesannet ennast kirjeldada. Põhimõtteliselt saaks siia siis descriptionisse midagi kirjutada, aga mina tavaliselt ei ole seda teinud. Teine asi, mida sa saad teha, et kui sul on rühmad loodud, et siis ma soovitan kopeerida teistesse rühmadesse ka selle activity. Eeldusel, et sul on samad ülesanded erinevates rühmades, et siis sa hoiad natukene näputööd kokku. Nii, rühmad on loodud, activity'd on tehtud, õpilased on lisatud. Vaatame siis, kuidas õpilaste töid näha saab, kuidas neid hinnata, kuidas neid alla laadida. Valin siit siis klassid, rühmad ja rühma esimeses vaates me näeme siis kohe siin õpilaste nimekirja, siis näeme tegevusi, aktiviteid, mis me oleme siia teinud ja põhimõtteliselt need ongi 2 kõige olulisemat, mida meil vaja on. Õpilaste all siis me näeme, on siin 2 õpilast, üks on siis lapse konto ja teine on siis meil siia käsitsi lisatud ja kui ma õpilase nime peal klõpsan, siis ma näen tema tehtud töid, kõiki töid, mis ta selle konto all teinud on. Kas ta siis on neid mulle esitanud või ei ole. Antud juhul siis on siin 2 tööd, üks võtmehoidja, üks mingisugune suur pea ja vaatame, mis see Peeter siin teinud on. Nii, tema on siin ka teinud ühte ja teist. Kui ma selle töö peal klõpsan, siis ma saan siin valida 3D view ja vaadata lähemalt seda asja zoomida või siis ka alla laadida. Nii, aga meid huvitavad need tööd, mida nüüd õpilane on meile konkreetselt siis hindamiseks esitanud, et esitaksid õpilaste kaudu läbi klõpsimine ja siis selle konkreetse töö leidmine või oletamine, et milline võis siis olla see töö, mida ta selles tunnis tegi, on üsna tülikas, et siis lihtsam on minna siit activity't alt, võtta lahti siis konkreetse tunni töö ja me näeme siin siis selle võtmehoidja ülesande all täpselt ainult siis neid asju, mida õpilased meile selle ülesande raames hindamiseks on esitanud. Ja siit siis samamoodi klikk ja me näeme siin siis 3-mõõtmeliselt, seda saame pöörata, keerata, zoomida ja hinnata näiteks või siit siis downloadida 3D printimiseks, nagu siin kirjas on, sobib kõige paremini see STL formaat, et kui tahta kuskile, ma ei tea, Robloxi näiteks importida 3D mudeleid, siis sobib tõenäoliselt see objekt paremini. SVG on 2-mõõtmeline siis näiteks laserlõikuse jaoks. Nii, ma praegu siit ei taha seda alla laadida. Ja kui ma siin neid nüüd niimoodi läbi klõpsin, siis paned tähele siin järjekord ei muutu. Kui nüüd sellest 3D vaates siin ei piisa, et ma tahaks sinna sisse minna, ma võin klõpsata siin tinkerdamise nuppu ja siis avatakse mulle Tinkercadi töölaual see töö ja ma saan siin põhimõtteliselt siis kõike teha, muuta. Lihtsalt pead arvestama, et kõik, mida sa siin teed, see salvestatakse automaatselt. Sa põhimõtteliselt muudad õpilase tööd, seda tööd, mida ta esitas, et need muudatused jäävad kõik alles. Nii et ma teen undo'ga tagasi siit need asjad ja lähen siit välja.
ja paneme tähele, et kui sa nüüd avasid selle töö, siis ta liigub nimekirjas kõik ette ka. Et kui sa oled siin järjest nende õpilaste töid läbi vaatamas ja neid siin vahepeal siis avad, siis need hüppavad nimekirja ette jälle. Võib järjekord sassi minna nii-öelda siis, et kui sa siit järjest lähed ja neid järjest niimoodi avad, et siis kui sa mõne nüüd niimoodi teed töölaual lahti, siis see hüppab siia ette ja siis on nagu järjekord sassis. Nii, läheme siit tagasi ja kui siis on mõni õpilane, keda sa tead, et ta tunnis oli, et ta ei puudunud, aga siin tema tööd või nagu midagi ta esitanud ei ole, siis põhimõtteliselt on sinu otsustada, et kas sa lähed siis siit õpilaste nimekirjast otsima, kas ta ja mis ta tegi, et üsna tihti juhtub, et nad on töö teinud, aga jätnud esitamata selle ja sa saad ikkagi siit siis nii-öelda oma hinde kätte või siis tuleb seda õpilast taga ajada ja paluda tal see töö siis teha hiljem järgi. See ongi põhimõtteliselt kõik, et kui sul on siin rühmad tehtud, õpilased seal rühmades, activity'd olemas, siis ja õpilased esitavad sinna alla töid, et siis ei olegi midagi väga keerulist, vaatad need üle, paned hinded, laed siit alla, prindid välja, nii et jõudu tööle!